Sit ready. Attention. Ja seda sõitu on tehtud veidi üle 150 meetri. Selles klassis teevad kaasa naisveteranid 30 ja veidi peale, kuni 39 siis kaasa arvatud. Aga selles klassis, täpsustagem üle, on õige öelda ka, et teeb kaasa vabaklass. Ja siin ka televaatajale selgituseks, et vabaklass on mitte sõudjatest moodustatud kategooria, sest siin ka eraldi need paremused välja toome. Sõudjatel võib olla eeliseid teatud mõttes, nii et vabaklass annab kindlasti ala kandepinda laiendada ja sellepärast aga võistluste programmis on. No siin me näeme, et hetkel on juhtimas väga kindla eduga Liina Raidma, kes tõmbab masinal number 4, kui kaamerapilt on jälgimas praegu Anu Kaldat, kes on 33 meetrit kaotusseisus võrreldes Raidmaga ja tema kõrval ka number 9 Santa Svilna, nii et tema kaotus siis hetkel liidrile 30 meetrit. Aga siin tundub küll nüüd, et kui 500 meetrit on veel sisuliselt läbida või vaid läbida, siis Liina Raidma on seda sõitu nii veenvalt juhtimas ja pigem see edu on seal isegi suurenemas. Tema siis esindab naisveteranid 30 vanuserühma ega mitte vabaklassi ja hetkel vaieldamatu liider. Mis aga mitte vanaklassis, aga vabaklassis toimub, siis Liisa Mets on kindlasti nimi, keda peame vaatama, sest et tema just selles klassis osaleb. Ja Maia Looskari ei ole vabaklass, on naisveteranid 30, nii et siin tuleb jah mõista, et 2 erinevat võistlusklassi on ühte sõitu paigutatud. Aga siin on näha, kuidas Liina Raidma liigub vääramatult võidu poole. Kaamerapilt on iga tema pingutust praegu pingsalt seal järgimas. Number 4 on aparaadiks ja seal ta tõmbab ja väga ilusa tõmbega, väga võimsalt rakendab nii jalgasid kui selga. Täpselt see, mida sõudmise juures on vaja. 200 meetrit on jäänud kõigest minna, vahe kasvab ja iga hetkega saab see suuremaks. Nagu pärituult sõudmine on see hetkel võrreldes teistega 1.43,8 hetkel 500 keskmine aeg. 100 meetrit on jäänud, vahe kasvab Liina Raidma kasuks ja kuidas kulgeb seal tagapool. No hetkel on Maia Looskari vanusegrupi teine, 36 meetrit jäänud, Regina Sikk 45 meetrit ja tema on siis ka üldarvestuses 3, aga ka selle vanusegrupi naiste 30+ 3. koht ja palju õnne Liina Raidmaale, 3.26,9 alfa võitja, kui nüüd mulle õigesti meenub, kas siis esimene võit sõudeergomeetri võistlusel siin alfal. Teine koht Maia Looskari, tuntud nimi juba meil sõudevõistlustelt 3.35,6, 3. koht Regina Sikk 3.35,8 ja daamidele loomulikult suurt aplausi palume, nad on seda kuhjaga väärt. Ja siin me kindlasti saame õnnitleda Liisa Metsa, tulemus 3.41,6, üldarvestuses 5. koht, aga vabaklassi esimene koht, nii et siit tulevad ka need erisused välja, et seda on oluline miksitud sõitude puhul tähele panna, on üldarvestus ja siis vanusegruppide või vastavate klasside arvestus ka.